tere! Nii hea on siin teie ees seista. Aitäh, et tulite. Rõõmsat kuulamist. Oi seda lund, oi lumekest, mida sajab ja sajab. Oi seda talvist tuulekest, mis väljas sääb juttu ajab. Tuul kõneleb kuule ja tähtile, ta kõneleb jõuluvööst. Puud lumega kaetud, nad kuulevad, mis räägib tuul imetööst. Advendiküünal, postiansambel, Ave Maria, Grete Mäger. Küll
on nii, et siin maa peal elavad inimesed ja seal üleval taevas ingrid. Raske on öelda, kuidas saab heaks inimeseks. Ja veel raskem on öelda, kuidas saab ingliks. Üks on selge. Tõelisel inglil peavad olema tiivad. Ja seepärast ongi nii, et igal jõuluõhtul, kui jõulukuuse küljes olevat kellukest helistada, saab üks ingel seal üleval taevas omale tiivad. Neid ei saa niisama. Enne peab ingel maa peale tulema ja siin proovi läbi tegema. Ingel peab nimelt leidma õnnetu olemuse ja ta õnnelikuks tegema. Kõige raskem asi maailmas on teist õnnelikuks teha. Aga kui see korda läheb, on ingel proovi läbi teinud ja endale tiivad teeninud. Tuligi siis ühel õhtul koos vaikse lumesaruga üks käharpäine ingel maa peale ja asus otsima, keda aidata saaks. Pisikene ingel Johanna Seeli, jõulutäht Mudilaskooli. Good.
pane ennast soojalt riidesse ja lähme metsa. Poiss oli seda metsa minekut juba hommikust saati oodanud ja nüüd oli ta krapsti kasukas ning sammu seatigi metsa poole. Päev seisis tuuletu. Öösel sadanud lumikattis pehmete padjakestena puid ja põõsad ning maapinnalgi oli seda nii palju, et kipus Kristjanil saapas ääres sisse tulema. Isa astus ees, Kristjan tema kannu, püüdes täpselt eeskäija jälgides minna. Imelik, see läkski tal korda. Küllap võttis isa meelega lühemaid samme, et pojal oleks kergem lumes sumada. Ja siis jõuti lagendikule, kus kasvavad väikesed kuused. Isa raputas kuuskedelt lund, uuris ja pidas aru, et millist jõulukuus välja valida. Kui Kristjan isa eeskujul ühed väikesed kuused lumepahmakaid maha raputas, märkas ta okste varjust linnupesa. Isa, tule ruttu, vaata, mis ma leidsin. Linnupesa. Ja nii ilusasti säilinud, nagu oleksid pojad alles äsja siit lendu tõusnud. Isa tõstis pesa ettevaatlikult okste vahelt välja ning asetas selle oma suurele käpikule. Nüüd oli ilma jututagi selge, milline kuusk jõulukuuks koju viia. Ja kodupoole mindi jälle nii, et isa kena kuus kukil ees ning poeg linnupesa õrna kahe peo vahel tema järel. Sellest pesa leidmisest on möödunud juba palju aastaid, kuid alati, kui Kristjani kodus kuusk ehitakse, seatakse ühele oksaarule hoolega hoitud väike linnupesa, kõige ilusam ja õrne mehe, mis neil kunagi olnud on. Rõõm on täitnud maa, mudikas kool.
aknal ja vaatas välja. Väljas ei olnud midagi huvitavat. Ainult ilusat laia lund sadas. Väike päkapiku hakkas. Kõik tema õed ja vennad, sõbrad ja tuttavad olid tööl, hiilisid laste akende taga ja poetasid headele lastele maiustusi sussi sisse. Aga tema oli üksinda kodus. Eelmisel päeval olid päkapikud käinud metsa järve uisutamas ning väike päkapik oli õnnetult kukkunud. Ja nii pidi väike päkapik koju jääma. Ka oli üksinda kodus olla. Aga siis, nagu välk selgest taevast või nagu päkapikud tavatsid öelda, nagu vihm lume pilvedes, tuli talle suurepärane mõte. Kui kõik teised päkapikud teevad kingitusi lastele, siis miks ei võiks tema teha kingitusi päkapikkudele? Ta meel läks kohe rõõmsaks, seda hakkas ruttu tegutsema. Ta joonistas, lõikas, kleebis, pakis komme, kaunisse kuube ja sätas piparkooke. Terve jala ringi keksides vaatas ta aeg-ajalt kella, aeg lendas nüüd kiiresti. Väike päkapikk oli vahepeal lausa mures, et kas ta kõigega ikka õigeks ajaks valmis juua. Aga ta jõudis täpselt. 3 päkapikku, mudilaskoor ja poistekoor. Varsti tulevad jõuluehted kapist välja, ütles Vaagen laual. Enam ei lähe kaua. Kus sa seda täpselt tead, küsis Käavil seina peal. Mul on kogemusi. Kui minu sisse pannakse piparkoogid, siis tähendab see, et varsti on ka jõuluehted kohal. Ja nagu te kõik ise näete, ongi minu sees praegu piparkoogid. Seega varsti, õige varsti.
Kes on jõuluehtel, küsis Laudina. Tema oli veel päris uus ja alles esimest korda laual ühegi portsutaja, ainsagi pletita. Oo, jõuluehted, ütles Klaavile, tema häälest kõlasid korraga igatsus kui ka imetus. Need on kõige uhkemad, ilusamad asjad, mis üldse kunagi maailma loodud. Neid on igat värvi, kõik võimaliku kujuga ja mõned on puistatud üle kullatolmuga ja teised läiginud kõbedased. Aga kus nad tulevad? Uuris Laudina arlikult edasi. Siit samas, kummutist, kõneles Klaavil salapärase sosinaga. Ja rimestab, nad on tegelikult neile päris lähedal. Aga nad käivad kummutist väljas ainult korra aastas, mitte nagu morsiklaasid või kohvitassid, mida võetakse välja peaaegu iga päev. Ei, jõuluehted istuvad terve aasta kapis, suletud ukse taga, aga või siis viimaks tulevad. Siis on see nii kaunis. Aga ka pärast seda, kui uus ehitus sai, valitses toas iseväki pidulik meeleolu. Kõik asjad püüdsid võimalikult viisakalt käituda, sest jõuluehted rikkusid ju siin samas ja oleks olnud nii piinlik neile endast halba muljet jätta. Nii põles lamplaes eriti eredalt ja radiaator katsus olla soojem kui tavaliselt ning vaid põrandal püüdis muutuda iseäranis petleks. Nooruke Laudina oli samuti hirmus ärevil. Ta jälgis hoolikalt, et talle tuleks sisse ainsatki kortsu ja tundis, et on suur au viibida samas ruumis nii erakordsete esemetega, nagu seda on jõuluehtel. Küll mul on alles vedanud, sosistas ta ja vaatas lausa armunult ühte kuuse otsas rippuvat roosa pintsaku kaahli, kes hoidis käppade vahel kingipakki. Jõulud on imelised. Aisakell, loome elu ilusa poistekool. Valge uinuma, sõjab linna jõulumees.
jõulueelset saginat ja toimetamisi, piparkoogid, kõrvitsas alasel keetmata ja jõulukeeksi ei ole jõudnud teha. Kingikotid, paakepaberid, jõulupeod, köökjõued, kardinad ja mida veel kõike on vaja teha. Minu arust see järgmine 3. klassi tantsija seda kujutab keelt. Mõnikord selgel ööl või lapsuke külmuvil sõrmil öötähti kokku loeb, hiilib üks ootamine tavatoa nurka poeb. Sõrmedest tuleb puudu tähti nii palju, et sõidangi, kriuksuvad saanid, tee, kuhu
ta pöörab, saab justkui valgust ette. Selgeid sädemeid lendab trepil või klopib lund. Kulmud on nagu klaasist, habe on lõbetunud. Kasuka õlmast kukub välja valgus ja kõik. Vaata, mu hobused õues, raudjas, hiiraid ja võik. Kuu paistab, lakkade lõõgub, kõigil kuldpäitsed pääs. Vaatan, vaatan ja vaatan. Aken on valges jääs. Tõeline jõud, sul soovin lastekool.
Kas mu silmad on lahti või kinni, kõikjal sädev lumi? Kas mu kõrvad on lukus või lahti, kuulda vaid jõulukumi? Köögis on piparkooke ja poolkuu vorme, tähtede lendu ja tuletorme, virmalisi ning Põhjamaa valgust, jõulude lõhnavat algust. Jõulusoov laval on meie kooli kõik koolid.